Tšau! Ma lubasin teile teha video sellest hambaharjast, mis ma ostsin siis, kui ma olen seda juba natuke rohkem kasutanud ja mõtlesin, et nüüd oleks see õige aeg. Et ma ostsin siis selle hambaharja kasutatud peast, täpsem nimetus on tal selline ja tal on sellised vahetatavad otsad. Õnneks, et ma ei pea kellegi kasutatud harjaseid on ju kasutama. Ma tellisin juurde ka selliseid vahetavaid otsikuid. See on elektrooniline ja ta ei ole mitte lihtsalt elektrooniline, vaid tal on selline uuemat sorti pulseeriv süsteem, mis siis puhastab veel rohkem ja veel paremini ja veel kiiremini ja veel põhjalikumalt. Minu omal on siis 1, 2, 3, 4, 5 erinevat siis valikut on clean, white, polish, gum care, sensitive ja nad kõik veidike erinevat moodi siis värisevad ja siis teevad sambaid puhtaks. Mina olen seda white versiooni kasutanud ja ma täitsa tunnen, et kuigi ma käisin hambaarsti juures seda soodapesu tegemas, siis peale seda soodapesu, seda hambaharja kasutades ma olen tundnud, et mu hambad on veel valgemaks läinud. Nii et täitsa toimib. Ja hambaarsti juurest ma ostsin sellise hambapasta ka, ma ei tea, kas on näha. Et see on veidi selliste väiksemate nagu graanulite või osakestega, mis ei õõru nii palju, ei lõhu nagu, ei lõhu ja ei kraabi nii palju hambaid kui need. Vabandust, mul on kurk haige ja mul kaob hääl ära vahepeal. Väga esinduslik minust, aga igatahes ei riku nii palju hambaid. Et need poe omadel on sellised suured nagu tükid sees, mis nagu teevad su hambad nagu karedamaks ja isegi mustus hakkab paremini külge, aga see ei tee seda. Ja ma ostsin selle enda raha eest. Keegi ei ole mulle maksnud selle reklaami eest, et see minu aus arvamus päris hästi koos selle hambaharjaga ma isegi tunnen on pesnud. Aga hambahari, mis mulle kõige rohkem selle juures meeldib või no see muidugi, et ta teeb hambad valgeks ja puhtaks ja hästi mõnus ja mugav on, et ei pea ise nagu käega hästi palju vehkima, vaid lihtsalt aeglaselt liigutad oma kätt on ju. Ja hambahari ise aga muidkui nühib. Aga see, kuidas see hambahari ennast laeb, on nii, et ma panen juhtme seina. Tal on kaasas selline joogiklaas, juhe on seinas ja kui ma panen oma hambaharja lihtsalt siia klaasi sisse, siis ta hakkabki laadima. Magic! Ma tean, paljudel on võib-olla juba juhtmevabad mobiililaadijad ja kõik olemas, aga minu jaoks on see päris äge. Ja teine võimalus, kuidas oma hambaharja laadida, on näiteks nii, et sul on selline väike reisi karp kaasas, mis on minu arust super armsat värvi ja mõnus selline nagu kangamoodi. Ja siis sa lihtsalt võtad oma hambaharja kaasa, paned siia karpi, võtad oma harjakesed kaasa ja reisil olles siis paned, kus see juhe on? Paned juhtme siia karbi külge ja paned siis kas oma läpaka külge või siis sellise adapteri külge ja niimoodi su hambahari ennast samal ajal laebki. Nii et see on ka väga äge. Aga ma olen super rahul selle hambaharjaga. Ma panen siia ka selle hambaharja hinna ja selle hinna, millega ma eBayst selle sain. Ja ma panen video alla ka selle lingi, kust näiteks Eestist saab osta neid hambaharju. Ja eBayst, kui te tahate osta, siis lihtsalt peate otsingusse panema selle nime või lihtsalt
Ja Karp ka, kes seda videot ei näinud, kus ma avasin, et tal, kuna ta on kasutatud, siis tal oli karp selline veidi räsitud, aga selline näeb see karp välja. Philips Sonicare Diamond Clean Deep Clean Edition. Aga ma ei tea. Likeige, kommenteerige kõik värgid. Või kui te ei taha, siis te ei pea üldse. Mul on lihtsalt hea meel, kui te juba vaatate minu videosid, sest et mul on neid videosid põnev teha. Näeme järgmisel nädalal uues videos ja nii kauaks. Tšau!